Tere, minu nimi on Tarmo Johannes ja ma tahaks tutvustada teile sisutüüpe, mille abil on võimalik e-koolikotti sisestada solfeggio-alaseid harjutusi. Solfeggio ehk kuulmistreening on muusikaõpetuses hästi olulisel kohal ning need mallid võimaldavad muusikaõpetajatel luua harjutusi, mida õpilased saavad kodus siis iseseisva tööna harjutada. See õppematerjal, need sisutüübid on välja töötatud nutikas õppe digitaalne õppevara programmi raames ning nad on arendatud Tallinna Muusika- ja Balletikoolis. Mina olen selle tarkvara autor ning kui teil on mingeid küsimusi või ettepanekuid, siis võtke julgelt ühendust. Ja seejärel ma tutvustaks teile, kuidas luua ja ka täita tavalist diktaati, nii-öelda meloodilist diktaati. Praegu veel diktaatide sisutüüp e-koolikotis on alles testimisel ja ülevaatamisel, ta veel hetkel väljas ei ole, aga ma demonstreerin seda testkeskkonnas, mis on oma olemuselt väga sarnane e-koolikotile. Kuidas siseneda e-koolikotte ja hakata harjutusi looma ja neid üles panema, seda saate näha teisest videost, mis on seotud astmediktaatide ja harmooniliste funktsioonidega. Kui teile see keskkond on tuttav, siis nüüd pilt, mida te praegu minu ekraanikuvalt näete, on väga sarnane. Nimelt tuleb otsida siis vastav sisutüüp ja seda tuleb teha inglise keeles. Olgugi, et praegu on siit see sisutüüp näha, siis ei pruugi nii olla, et sisestame otsingusõnaks näiteks dictation ja juba ta hakkab pakkuma. Ja musical dictations on siis see sisutüüp, mille alt saab luua diktaate. Kuidas see kasutaja jaoks lõpuks välja näeb, on nii, et süsteem mängib ühe helikatke ja seejärel peab kasutaja selle noteerima veebilehel ning kui see on valmis, siis ta kontrollib oma vastust ja süsteem näitab talle õiget tulemust ja näitab ka, kus on vead. Nii et kõige olulisem punkt selle diktaadi loomise juures on tegelikult alustada helifailist, mille järgi õpilane seda hakkab kirjutama. Ja see võib olla kas mingist olemasolevast teosest või helifailist välja lõigatud või te valmistate selle mingisugusel muul moel ette. Üks lihtne ja käepärane võimalus on ka kõige lihtsam veebipõhine salvestusvahend. Nii et mis kvaliteedi peale keegi läheb, on loomulikult oma valik, aga see on üks lihtne viis. Näiteks mängin flöödiga ühe väikse meloodia sisse. Ja lõikame algused puhtaks ja salvestan selle faili ära. Näiteks on diktaat 4 faili nime all. MP3 formaat selle lahenduse jaoks on hea valik, sest need failid on väiksemad ja kvaliteet on veebilahenduse jaoks täiesti piisav. Nii et nüüd me teame, et see helifail on olemas. Võime ta juba kohe üles laadida. Siit audiofaili juurest valin see diktaat 4 oli meie fail. Ja siis lähme nüüd kõige tavalisemate väljade juurde, pealkiri, mis iganes te panete, aga mõistlik on seda tegelikult nimetada veidi täpsemalt, mitte lihtsalt diktaat, sest võimalik, et neid koguneb päeva jooksul palju. Võib-olla siin mingisugune tunnus, näiteks DJ-diktaat, mille järgi on teie diktaate võimalik leida. Loomulikult autori nime järgi annab e-koolikotis otsida ka. Ja seejärel sisestame nüüd selle notatsiooni. Kõigepealt helistik. Mängisin sisse selle B-tuuris. Taktimõõd, ma mõtlesin 2/4.
ning notatsiooni sisestamiseks on kõige esmasem, kõige ligipääsetavam viis sellesama klaviatuuri ja nende nuppude abil. Sisestamiseks on 3 võimalust, üks on need nähtavad nupud, teiseks arvutiklaviatuur ja klahvi kombinatsioonid ja kolmandaks siin tekst Lillipond keeles. Seda ma natuke seletan hiljem ka. Aga siis nähtavalt, et kui kustutame selle esimese näidismoodi ära ja hakkame kirjutama nii, et see valime kõigepealt vältuse, punkt, siis 16, 8, uus takt, veerand, ja lisame siia pidega siis. Nii et sellisel moel on võimalik siin selle ekraani klaviatuuri abil sisestada. Ma korraks näitan ka klahvi kombinatsiooni. Kustutame praeguse materjali ära. Ja klahvi kombinatsioonide info on siit abiinfo nupust, saate järgi vaadata. Ning loogika on see, et klaviatuuri abil sisestada peab olema kõigepealt klõpsama kuskil siin noodijoonestikku peale. Ja nootide jaoks tähed vastavad siis nootidele, et A on A, B on B, saksa süsteemis H on H, C on C. Nii et proovime siis hakata sisestama noote ja vältuste jaoks 1 on täisnoot, 2 poolnoot, 4 on siis veerand, 8 on kaheksandik, 6 on 16. Nii et meil hakkas siis kaheksandikuga, klõps on 8, B, punkt on punkt, nüüd 16. Ja kui ma tahan teise oktavi noote, siis see on nagu suur tähed, ütleme siis shift C. Kaheksandikud lähevad edasi. Ja nüüd, kui me ees tahan S-i teha, siis selleks on nool all. Ja kontroll ja nool läheb järgmisse takti. Alla noolega SX. D, vale oktav. Backspace või delete kustuta klahv, kustutab noodi. Niisiis teise oktavi D ja shift D. Ja lõppes veerand B-ga. Nüüd, kui midagi tahta muuta, siis tuleb see noot ära valida. Kui tahta kuskile vahele kirjutada, siis tuleb klõpsata nootide vahele. Praegu meil on vaja lisada pide ja pide klahvi kombinatsioon on ingliskeelsest chai C-klahv. Nii et kui see on valmis, siis nüüd järgmine oluline punkt on see, et see diktaat salvestatakse tekstina, nii nagu siin on näha. Ja see on Lillipond notatsiooni keel. Ja see on oluline selleks, et ka pimedad muusikaõpilased, kellega meil on olnud kogemust ja see on väga vajalik ja teretulnud materjal, saaks samuti noote kirjutada. Et nüüd tuleb kopeerida siia allapoole väheli kuvatav valgus selle Lillipond notatsioonist algus, mida te tahate näidata. Ja kõige tüüpilisem oleks siis võti, helistik, taktimõõt ja esimene noot. Kopeerin selle alla ära. Et see on siis see, mida näidatakse õpilasele hakatuseks. Ning kui kõik on korras, siis salvestame. Ning selline on siis õpilase vaade. Korra ma näitan ka, kuidas käib tekstiline sisestus Lillipondis. Esimene noot on antud. Noodid sisestatakse siis tähtnimedega. C-cis, D-dis, saksa süsteemis, et siis BH, C. Nii et meie viis läks C, B, C ja nüüd oktavid märgitakse
üks ülakoma tähendab esimene oktav, 2 ülakoma teist oktavit. Ja selle noodi ja oktavi järel tuleb vältus, nii et kirjutan siia 16, C, D, S, pidemärk on tilde. Ja ma unustasin siit vältuse. Ja kui vältus kordub, siis seda ei ole uuesti vaja kirjutada. Ja lõppes siis veerand esimese oktavi B-ga. Ja siin kas siis kuva või Ctrl-Enter näitab tulemust. Kui see on valmis, siis prooviks võtan kontrolli ja oletame, et ma tegin mingisuguse vea, noolega tõstan selle noodi üles ja selle alla ja kui siis kontrollida, siis süsteem näitab ära, mis noodid olid valed. Et sellisel moel siis õpilane saab harjutada ja treenida ja ühtlasi ka süsteemi poolt tagasisidet. Ma usun, et see harjutus võtab natukene pusimist, aga kui selle loomine saab kätte, siis ma usun, et see võib olla väga vajalik ja kasulik vahend, et õpilastele pakkuda välja diktaate, mida nad saavad ise kodus harjutada ja pea sellest tingimata suurt osa tunnist kulutama. Aitäh kuulamast ja kui teil on täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust tarmo.johannes@muba.edu.ee. Aitäh!